Nii, tere Sander. Tere. ja tere Piiblikool, et me lihtsalt tutvustame ennast, et me kahjuks ei olnud teiega esimesel sessioonil. Mul on sellest isiklikult väga kahju, ma usun, et Sandril samamoodi, sest et esimese Moosese, esimesed teised, no ütleme kuni 11. peatükini. Nad on nii põnevad ja nii tähtsad peatükid, et no mõnes mõttes see ongi üks lemmik koht, kus lihtsalt nagu mängida liivakastis koos teiste inimestega. Et meil on nii kahju, et me ei saanud teiega mängida, aga on meie õnn, et tulid mõned küsimused, väga head küsimused, millest me võiksime natukene arutada lühidalt, et loodetavasti me võime ka jagada oma lihtsalt mõtted nende asjade peale, et loodetavasti see toob natukene selgust, aga Sander, tutvusta ennast võib-olla esmalt nendele, kes sind ei tunne ja mina siis tutvustan ennast ka. Või teeme vastupidi, et mina tutvustan sind ja sina tutvustad mind. Võime nii proovida, et kui midagi ei puudu, siis täiendame. Just. Sander Tulk on üks ülitark noormees, kes on Koldegat koguduse liige ja tegeleb seal noortetööga. Üks vastutuse kandja selles koguduses ja tal on, ütleme nii, et tal on kirg õppida Jumala sõna tundma ja seda käsitleda nii hästi, kui ta oskab. Tal on loomulikud annid, ka mina usun, et vaimuannid selle suhtes ja on täiesti pühendunud sellele. Ja meil on olnud, eriti eelmisel aastal oli väga hea nagu sissejuhatus partnerlusele ja ma leian, et me jagame seda sama kirg omavahel. Sandri põhiline, vähemalt praegu, põhiline huvi ongi just Vana Testament ja tihti on kõige rohkem huvi tõmbanud just neid tekstid, mis on keerulised ja raske tõlgendada. Nii et ta on üks väga hea ressurss meie koolile ja väga hea arutelupartner ka. Aitäh, Matt. Ja lihtsalt lisan siia juurde veel, et hetkel olen lõpetamas oma magistriõpinguid ja hakkan kirjutama lõputööd ja lõputöö piibliraamat, mille ümber see lõputöö tiirlema hakkab, on 5. Moosese raamat. Nii et seal on ka palju keerulist üle reflekteerida. Aga siis teisel pool ekraani on Matthew Edminster. Mina ütlen tema kohta Ameerika eestlane, Ameerikas sündinud, aga sisemiselt ja hinge poolest ikkagi Eesti vend ja eestlane. Armastab sauna, armastab Eestimaad ja armastab ka Kristuse kogudust. Mis muud on vaja, eks ju? Ja just, armastad sauna, armastad kogudust. Matt on ka sellise, mina ütleks siis pikaajalise pastori kogemusega. Kui ma ei eksi, siis kas 10 aastat said täis ju? 10 aastat ja nagu koguduse pastorina ja siis teised vastutused ja teise vastutuse vormid. No täpselt nii. Vastutust ja teenimist on sul olnud rohkem kui minul endal usuaastaid. Ma olen alles vaevalt 8 aastat usus olnud. Ja siis Matt on ka doktorantuuris ja ma täpselt sinu töö teemat ei mäleta, aga ma tean, et sa tegeled väikeste koguduste osadusliku küsimusega, kui ma ei eksi. Ja, ongi nii. See on põhiliselt nii ja eklesioloogia on seda nagu ametlik nimi, aga jah, ongi just väiksed kogudused ja mis see tähendab, et olla koguduslik. Nii et sellised küsimused. Sellised me siin siis oleme. Ja just. Ja no üks asi, mida võiks öelda juba siin alguses on see, et mis meil on teiega ühine, teie piiblikooli õpilastega ühine on see, et meil on suur huvi ja kirg tunda paremini Jumala sõna. Et me ei pea ennast ekspertideks, võib-olla ükskord hiljem tuleviku elu lõpu osas me võiksime seda öelda, aga praegu on pigem nii, et iga aasta me tahame õppida midagi uut piibli kohta ja iga aasta paremini õpetada ja anda edasi teistele, et see oleks usaldusväärne ja et inimesed oleksid varustatud ja ma usun, et paljud teist olete tulnud ka sellepärast, et tahate tunda paremini Jumala sõna ja paremini käsitleda seda. Nii et see on meie au
eesõigus olla teiega selles seikluses. Nii. Aga no, see on siis pikk sissejuhatus, aga räägime piiblist, et esimese Moosese esimesed peatükid on võib-olla eriti tänapäeval teaduse maailmas teadusepõhine kontekstis on tekitanud palju erinevaid küsimusi, tõlgenduse küsimused, et mis on päris, kas müüt on tõde, no sellised rasked küsimused ja siin tulid päris mitu erinevat küsimust, mis puudutavad loomise lugu. Ja siis on mõned teised, mis puudutavad näiteks seda madu, et kuidas on võimalik, et madu oli nii kaval kui ka hea või kas ta oli hea. Ja siis Noa laeva lugu ka ja me räägime nendest asjadest natukene. Et võiksime alustada sellega, et võib-olla ma küsin sinu käest, Sander, et kuidas meie kontekst, meie kultuuriline kontekst ja meie tõlgenduse mõtteviisid on erinevad sellest kontekstist, milles Vana Testamendi lood olid kirjutatud. Tähendab need loomise lood, kas sa saad nagu lühidalt vastata mõned konkreetsed erinevused või tõlgendamise erinevused? Ma arvan, et see kõige esimene ilmselgem asi on see, et me elame ääretult, ütleme siis teaduslikus maailmas. Et me isegi võib-olla ei oska teadvustada seda, aga et selline teaduslik maailmapilt on meile nagu sisuliselt emapiimaga juba kaasa antud. Koolist õpetatakse seda meile ja see loob nagu meile pildi sellest, et kuidas me peaksime maailma ajalugu, maailma tekkimist ja kõike seda mõtestama. Et see on siis nagu üks narratiiv, mille annab meile ühiskond, milles me elame, mis kujundab meie mõtlemist. Aga siis nagu tuleb see teine pool, on kirik, vähemalt üks tõlgendus, kitsas tõlgenduslik liinkirikus, millel on ka oma, ütleme, selline lugu sellest, kuidas siis maailm on tekkinud, kuidas peab maailma mõtlema, kuidas peab maailma tõlgendama. Ja vähemalt esmapilgul jääb mulje, et need kaks on nagu risti vastu ja sealt tulebki see ajatu, vähemalt valgustusajastu järgne debatt, et kas siis kristlus ja teadus, kas nad on vastuolus ja siis selle ümber see arutlus käib. Sest et kui ühe liini kohaselt võiks öelda piibli maailma ajalugu on 6–10 000 aastat vana, kui me hakkame siis praegusest tagasi arvestama aastaid, siis see teaduslik maailma käsitlus ütleb, et no see kohe üldse tõele ei vasta. Siis teaduslik maailma pilt annab ka meile mudeli sellest, et kuidas on loodus, liigid, see bioloogiline elu, kuidas ta on ajas kujunenud ja tekkinud. Ja siis me loeme piiblist, et see nagu ka kuidagi ei lähe sinna sisse. Ja siis me loeme nagu kahte seda lugu ja need on nii erinevad ja siis meid nagu pannakse valiku ette, kas see või teine. Aga siis mina natukene kriitikuna küsiksin, et aga kas iidsed inimesed ka niimoodi mõtlesid nagu meie? See on esimene aste. Et me võime hiljem rääkida sellest küll, et mida Jumala ilmutus tähendab ja kuidas Jumal siis kõneleb inimesega, see on omaette teema teoloogias. Aga me ei saa unustada seda, et piibli autorid olid ka inimesed, neil olid oma mõtted, nad olid oma maailmapildis, oma kultuuris, neil olid omad kõnekäänud, kujundid, ideed, ootused elust. Ja kuigi Jumal inspireeris nende kaudu, võiks öelda, pühakirja ilmutas, siis see ei tähenda, et nende inimlik iseloom oleks kuidagi ära tühistatud. Ja seepärast me ei saa eeldada, et Jumal kasutaks 21. sajandi inimese teaduslikku maailmapilti, kui ta ilmutas 3–4 tuhat aastat tagasi midagi inimestele. Me ei saa nagu seda eeldust teha, aga mul tundub, et see on see, kust see probleem kohe sisse hakkab tulema, kui me küsime neid küsimusi, et kumma ma siis teen. Kas ma valin piibli maailmavaate või kas ma valin selle teadusliku maailmapildi ja eeldus on, et need on vastuolus. Aga ma leian, et see hakkab juba valest lähtealusest pihta. Eelduseks on, et Jumal peab kõnelema inimesega iidsel ajal sellise maailmapildiga, nagu meil praegu on. Just. Nii et üks küsimus siin väga lühidalt pandud oli see, et kas kreatsionismi ja evolutsioon on täielikud vastandid või saab neil näha mingit tühisosa. Ja nagu sa oled siin väitnud, et nad on põhimõtteliselt kaks erinevad maailmavaadet.
mis tähendab, et meie küsimused on erinevad ka. Et meie loeme piiblit teiste küsimustega kui need küsimused, millega alglugejad, no ütleme nii, kuulajad, nad olid pigem kuulajad, mitte lugejad. Et nende küsimused olid hoopis teised küsimused, aga kuidas, no võib-olla sa võiksid nagu tuua näide sellest, et mille küsimustega nemad oleksid tulnud selle tekstile, et kuidas need tekstid, kuidas ma ütlen seda, selle tekst on kuidagi nagu vastus nende küsimustele, et millised oleksid olnud nende küsimused näiteks, nende algtekstide kohta. Üks näiteks selline kategooria, mille siinne inimene mõtles, kui siis lugeda seda erialast kirjandust, on, kuidas ma nüüd lühidalt sõnastan, et on idee korrast, harmooniast, korrapärast, struktuurist, tasakaalust ja on midagi, mis nagu vastandub sellele. Ehk siis võiks öelda siis, et ühel pool on kord ja teisel pool on kaos. Ja siis ilmselt kui sa elad sellises, ütleme, ebastabiilses keskkonnas ja kui sa hakkad vähemalt antropoloogide käest küsima, et missugune see inimese eluolu oli, no ta oli ikkagi väga selline ebakindel. Me elame väga mugaval ajastul, meil selles mõttes on nagu raske kuidagi iidse inimese jalgadesse minna. Aga iidsel inimesel ei olnud ju Rimi ega Bolti ega Foodid, kus ta saab siin süüa kiiresti tellida. Ta ei saanud kodukontoris töötada ja siis krüptosse investeerida ja niimoodi siis raha endale saada. Ei, ta pidi tegema füüsilist tööd, ta pidi lootma, et seal on piisavalt vihma ja ütleme siis pidi lootma, et Jumal ikkagi varustab teda toidusega. Siis oli ka pidevad ohud, ühed olid need looduslikud ohud, aga siis olid ka, mina ütleks siis sotsiaalsed ohud. Sest kui sa elad nomaadlikus ühiskonnas, siis ei ole niimoodi, et kõik ümberringi on sinu sõbrad. Me oleme kõik inimesed, ei ole. See elu praktiline asi oli see, et kui sina hõimu ei kuulunud, siis sa olid vaenlane. Sa olid keegi, kes on võõras ja sinu eest tuleb kuidagi tuleb valvas olla. Ja natuke me mõtleme ka tänapäeval sellised, et meil tegi mingi sisegrupp, seal on oma, me teame, me tunneme seda, see on tuttav, aga nii kui tuleb midagi võõrast, mida me ei tunne, siis see on kohe, oota, hoiame siin natuke kaugemale. Et see oli nagu see maailm, millest ta elas. Ja nüüd selles maailmas üks loogiline küsimus on see, et aga miks see kõik selline on? Et kas see on nüüd ideaal, milles elada? Ja sellepärast on hästi huvitav seda loomislu suurt pilti lugeda, sest et see annab loodule sellise selge korrapära, et sõnum ei ole selline, et näed, et maailm ongi üks kole ja kuri paik ja lepi sellega ja ela oma elu, vaid et see idee on selline, et Jumal loob korrastatud ühiskonna, korrastatud maailma. See keskkond, kus me elame, sellel on hierarhia, sellel on kord, sellel on tasakaal, see on Jumala idee, Jumala ideaal. Inimene, mees ja naine, nad kannavad seal väga tsentraalset ja olulist rolli. Nad peavad olema Jumala partnerid, Jumala esindajad ja siis ütleme kogu loodu allutama, võiks öelda, et siis valitsema selle üle. Hea peremehelikult, nagu me siin ka kirikualus räägime. Ja siis see pattulanguse lugu näitab, et aga kuidas see hea asi siis kõik kuidagi katki läks. Kuidas see nagu meilt ära võeti. Ja kui sa loed nendest needustest või tagajärgedest, pattu tagajärgedest oleks õige mõelda, et väga konkreetne oleks öelda seda, et Jumal ei neednud inimest. Inimene kandis karistust, aga Jumal needis maapinda, Jumal needis madu. Aga et need aspektid, mis see välja tuuakse, ongi lapseootel valu toomine. Me mõtleme oma teaduslikku maailmapildist nii, sünnitus on valus, füüsiliselt valus. Aga vähemalt erinevad kommentaarid ja see heebrea keel annab seda alust, et see valul laste ilmale toomine, see sisaldab nagu tervet seda sünnituse kasvatuse protsessi. Et kuna sa oled nüüd Jumalast lahutatud, sa oled sellises ebakindlas maailmas, siis laste kasvatamine, ta on valus, ta on ebakindel, ta tekitab rohkem valu. Ja see on selles ühiskonnas jällegi hästi loomulik. Siis ka see needus, mille karistus, mille Aadam sai, et maa kannab raskesti vilja. Jällegi äärmiselt arusaadav, kui sa oled inimene selles maailmas. No maa ei tee seda, mida sina tahad. Sa pead lihtsalt lootma, et läheks hästi. Sa näed vaeva, see on raske, aga lõpuks sul ei ole mitte kui mingisugust garantiid, et sa sealt head vilja saad. Ja sellepärast öeldud selle, et palge higis pead sa seda maad külvama ja lootma, et sa sealt oma toiduse saaksid. Nii et ta nagu ta vastab siis nende inimeste, kuidas öelda, elulistele küsimustele, et miks me elame sellises maailmas, nagu me elame.
ma arvan, et see on hea koht, kus alustada tegelikult, et no esimene Mooses esimeses peatükis algab just sellega, et Jumal eraldab veed vettest, eks ju, ülevalt ja alt. Ilmselt noh, me teame, et selles kultuuris oli arusaam sellest, et no üleval ongi nagu veed ja et kõik on nagu vettest tehtud. Et see koht, kus inimesed elavad, ei ole vee sees, vaid nagu maapinna peal, mis on ümbritatud veega. Aga no mõnes mõttes neid veed ei olnud lihtsalt nagu vesi või liquiidne substance või midagi sellist, vaid oli ka sümbol sellest, et meie ümber on kaus. Et meil on vaja mingisugune kurastatud koht, kus inimesed saavad elada ja niimoodi Jumal nagu eraldab veest vettest, siis toob nagu maa esile ja paneb asjad korda ja siis ta hakkab neid täitma erinevate olenditega, eks ju. Et ja no see sama asi, mida me näeme esimeses peatükis, lähebki edasi. Et kord ja korrastamatust ja kuidas nad hakkavad omavahel nagu võitlema üksteise vastu. Et üks pilt sellest, mis on ka seotud mõnes mõttes selle sama kaus ja segadusega, ongi seda madu. Et tegelikult heebrea keeles on kaks erinevat sõnad, mis on kasutatud sama mõtte kohta. Koletised või draakonid, see on vist kreeka keeles draakon, et või ladina keeles, ma ei mäleta kumb, aga heebrea keeles vist on nii, et nahash on nagu madu, nagu see, mis käib maapinna peal ja siis see, mis ujub nagu merekoletis, on tanin, aga nad on omavahel seotud. Kuidas sa seletaksid inimestele, no siin on nagu, see on huvitav, et teises peatükis hakkab seda nahash, seda madu hakkab rääkima naisega. Et kas see on nagu, kas see päriselt juhtus nii? Kas me peame ütlema, et noh, kui see piiblis on kirjas, siis see päriselt juhtus nii ja me peame leidma mingisugune loogika, kuidas oleks võimalik, et noh, kas see oli krokodiil, mis kuidagi nagu kõnetas seda naist või noh, või on mõni teise tähendus sellega seotud, mis on kuidagi nagu seotud selle sama nagu kurastamise, noh, selle sama loogika, millest sa varem jagasid. Võtaks võib-olla sammu tagasi, ma arvan, et ainuüksi see, et me nagu selliselt seda küsimust küsime, see näitab, et me elame nagu täiesti teistsuguses kultuurilises maailmapildis kõike seda muud. Sest noh, ütleme nii, et meil on mingi arvamus, et kui Iidse lahel inimesed elasid, et siis oli normaalne, et loomad rääkisid või et sellised uskumused olid normaalsed. Üllatus, üllatus. Kui sa lähed oma karja ja sa näed metsas looma, ta ei räägi sinuga. Ehk siis selle mõtte me peaksime ka kuidagi nagu ära viskama, et see, et asi toimus kaua tagasi või et seal iidsed inimesed kirjutasid midagi, millest me aru ei saa, siis see ei tähenda, et nad oleksid vähem targad. Või see on üks siuke eeldus, mida me võib-olla tahame ka enda teaduslikus maailmapildis esile tuua või piiblisse sisse lugeda, on see, et meie oleme targemad, meie teame rohkem. Ei, me võime olla mingis mõttes nutikamad, me võivad olla iPhone'id ja arvutid, aga see ei tähenda, et me oleksime targemad ilmtingimata. Ja nüüd see, et loomad räägivad, see ei olnud midagi tavalist iidse inimese jaoks. Nii et kui jutustusse on pandud moment, kus mingisugune loomariigi esindaja, vähemalt meie silmade järgi räägib midagi, siis see peaks andma ka signaali, et ahah, tegu on teatud tüüpi jutustusega ja ma vaatan seda ka nüüd selle nurga alt, mis jutustusega tegu on. Ja siin on jällegi nüüd see seganesi, et kui loed neid tarku kommentaare ja mis iganes heebrea keele teadlasi ja tõlgendajad, siis üldine konsensus on, et need alguslood väga täpselt ei tea, mis žanriga tegu on. Ja nüüd on minu arvamus siin. Mul tundub, et piibli autorid on siin teinud midagi väga erakordset. Sest kui me loeme seda narratiivi, siis nad on nagu sidunud müütiliste elementidega lood sellise käega katsutava ajalooga. Ja see on nähtus, mida sa tegelikult võrdlevas Lähis-Ida loos ei leia. Et kui natuke konteksti, siis eelneva paari sajandi jooksul on hakatud ka kaevanduste arheoloogia kõige kaudu leidma erinevaid jutustusi vanast Lähis-Idast, sellest samast kultuurilisest piirkonnast, samast ajärgust, neid on tõlgitud ja siis vaatad, ohoh, on sarnaseid elemente. Kuid ei ole sellist narratiivi, mis seob need müütilised lood
reaalse ajalooga, selles mõttes on piibel unikaalne ja see võib-olla kõneleb midagi piibli autorite, ütleme siis vähemalt inimlikust geniaalsusest, kui me hetkeks ei räägi, et Jumal inspireeris, usume seda küll, aga lihtsalt räägime seda inimlikku poolt. Et nad võtsid need müütilised elemendid ja nad sidusid selle käekatsutava ajalooga. Ja miks nad nüüd nii tegid, ega ma täpselt ei teagi, aga see näitab, et nad ikkagi väga teadlikult valisid oma sõnu ja nad väga teadlikult ehitasid neid narratiive ülesse. Ja kui teha siis võrdlevat analüüsi teiste vana Lähis-Ida lugudega, siis näiteks need sarnased elemendid seal ongi, et madu, see esineb mingis vormis seal, ka jutustuvas vormis, loed Gilgameshi epost, seal on ka mingisugune kuri madu, kes varastab siis selle eluallika lookangelaselt Gilgameshilt ära. Siis teine Paabeli pärimus, Enuma Elis, kus on see suur kaose lohe Tiamat ja Marduki võitlus ja siis on osad kommentaarid on ka arvamusel, et see esimese Moosese raamatu loomislugu, et see on ka natuke selline poleemika suunatud siis sellele loole, et kus see sügavik, et see on nagu mingis kujundis on see kaose lohe, aga seal ei ole mingisugust konflikti selle lohega, et see tuleb kuidagi alistada või hävitada, vaid et Jumala vaim lihtsalt höljub selle vete kohal, höljub sügaviku peal, tehom heebrea keeles ja siis loob korda kõik. Et kui me arvestame nüüd seda konteksti, kus sul on teine rahvas, kes ütleb, et aga näed, kaos on vaja allutada, et see nagu ründab meid aktiivselt ja näed, meie nagu valitseja kuidagi napilt sai ikkagi võitu. Aga sul tuleb siis Heebrea lugu, mis ütleb, et näed, Jumal höljus sügaviku kohal ja ta lihtsalt oma sõna ja väe kaudu lõi korra. Et kui me asetame ta sellesse konteksti, siis see annab sellele loole täiesti teistsuguse maitse ja me ei hakka enam vaidlema selle üle, kas see on teaduslik, kas see on päris lugu, kas see ei ole. Võib ka jällegi lihtsalt ajutuselt siin võib-olla arutlusse tuua, et lugu on tõde, aga mis mõttes tõde? Noh, ma võin lugeda luuletust ja ütlen, et see on tõde, aga ilmselgelt ma ei loe seda selliselt, nagu ma loeksin ajalehe lugu, kus ma otsin fakte. Võib-olla on sul mõni kommentaar selle aspekti kohta? Ja on erinevad, ma olen kuulanud erinevad podcastid, lugenud erinevad raamatud, mis nagu proovivad nimetada selle žanra. Et mis oleks nagu kõige tähtsam kirjeldus sellest ja no on erinevad, et see on kuidagi nagu seotud just algustega, eks ju, et kust me pärit oleme, see on mingisugune päritolu lugu. Aga see ei ole narratiiv nagu meie mõtleme narratiivi peale, eks ju, et see ei ole nagu teaduslik, et juhtus nii sel kellaajal, sellisel päeval, siis juhtus teine ja no selline järjekord, et see ongi nagu meie mõtlemine. Et pigem nende mure oli see, et no kuidas ja miks Jumal tegi neid asjad nii, nagu ta tegi. Mitte millal, mitte nii palju kuidas, eks ju, et meetod ei ole üldse tähtis. Mis on tähtis, on pigem seda sisu, et mis see tähendab. Mis tähendab, et olla inimene. Milline on seda maailm, kus me elame, eks ju, et kuidas neid asjad on korrastatud, kuidas inimesed peaksid koos elama, kust tuli kurjust, miks teised on meie vastu, no kõik sellised asjad. Ja huvitav, nagu sa mainisid, et huvitav on see, et suur osa neid sümbolid, mis on kasutatud esimese peatükid, olid väga tuttavad nagu ümberkaudsete kultuuridele ka, et nad olid väga sarnased sümbolid, tuttavad sümbolid, lihtsalt kasutatud täiesti teistmoodi selle heebrea kirjanduses. Et no mõnes mõttes ei oleks nagu, kui Kalevipojas, ma ei ole lugenud kunagi Kalevipoeg, nii et tunnistan ülesse, et see on üks projekt tulevikus, kui ma olen piisavalt julge. Aga no, ma ei tea, võib-olla seal esineb ükskord karu. Ma ei tea, kas on Kalevipoja loos karu kunagi. Ja, aga no kui tuleb näiteks ida poolt, tuleb ükskord higa suur vihane karu. Ja Kalevipoeg võitleb selle karu vastu ja noh, kuidagi võidab, eks ju, ja noh, ma ei tea, võtab leiba ja kala kaasa ja loob oma kodu või midagi sellist. No, see oleks huvitav lugu, aga me kõik mõistame, et ei ole lihtsalt niisama karu. Me kõik teame, kes seda karu on, kes tuleb idast. No, kui ma räägin ida tuulest, eks ju, et tuleb idast külm tuul või läänest tuleb soe tuul. No see on kõik poliitiline keel, millest inimesed saavad kohe aru, et ma ei räägi nagu ilmast, ma ei räägi loomadest, et see on pigem nagu kodeeritud sümboolne keel, mis nagu
mis annab meile mingisugune mõiste selles, mis on tegelikult tähtis elus ja poliitilises elus ja nii edasi, et nendele täpselt samamoodi. Nii et osa neid küsimused, mis on siin esitatud, mis puudutavad just nagu geoloogilist aega, kui vana on maailm, kui vana on universum, kas on üldse võimalik, et loomaliigid olid ainult 2 noalaeval, eks ju. Kuidas oleks võimalik, et kõik seda mitmekesisust, mida me näeme praegu looduse maailmas, tuli sellest. Tegelikult see ei räägi üldse nendest asjadest, et see on pigem nagu teised mured. Kas on põhimõtteliselt sinu ma olen selles mõttes nagu täiesti nõus sinuga. Ma mõtlesin, et võib-olla üks selline võrdpilt, mis aitab võib-olla ka seda loo, ütleme, žanri selgemaks teha, on see, et üks autor, keda ma hästi austan, on John Walton. Ta nagu tegeleb ka siis vana Lähis-Ida sellise mõttelooga ja tal on üks hea raamat, kus ta siis lahkab seda vana Lähis-Ida mõttelugu. Ja seal on ka tal üks põhjalik peatükk sellest, et kuidas siis tolleaegsed ühiskonna mõtlesid üldse päritolust. Ja tema nagu loob siis erisuse, et on võimalik mõelda materiaalsest päritolust, inglise keeles material origins, ja see on see, millega meie teaduslik maailmapilt tegeleb. Kust siis mateeria on tulnud, millal ta tuli, kronoloogiliselt, kellaajaliselt, meetod, kõik see on materiaalne päritolu. Aga siis Walton ütleb, et on ka selline nagu funktsionaalne päritolu, inglise keeles functional origins. Ehk siis, ja tema väidab, et loomislugu on just see funktsionaalse päritolu lugu ja iidsed inimesed pigem kaldusid sellesse kategooriasse enda lugudega, et nad tegelesid selle funktsionaalse pärimusega, mitte materiaalse pärimusega. Ja võrdpilt, mille ta toob kaasajal, on see, et me võime näiteks maja ehitamisest rääkida 2 moodi. Me võime rääkida sellest, kuidas maja ehitati, ehk siis oli plats, vundament tehti, palad püsti, kõik seinad, katused, niimoodi. Et on maja ehitamislugu, nii, maja tekkis. Kuid on võimalik teistmoodi rääkida sellest. Kui sul on näiteks juba vana katkine maja ja sinna kolib üks pere sisse ja nad räägivad, kuidas sellest katkisest majast sai üks ilus kodu. Kuidas seal tehti remonti, kuidas seal pandi tapeet, kardinad, kuidas seal hakati ahjust tegema ilusat praadi, kuidas perekond seal naeris ja koos oli ja jagas jutte. Et see on täiesti teistsugune lugu veel. Ja siis Walton ütleb ka, või küsib õigemini, kas need piibli loomislugu, kas see on see maja ehitamise lugu, fundament, kõik see, või see on see kodu loomise lugu. Ja Waltoni väide on, et see on pigem kodu loomise lugu. Et see ei räägi nüüd sellest, et ennem ei eksisteerinud kategooriliselt mitte midagi. Muidugi, tõlgenduslikult võib seda arvata niimoodi, kui ta on üks tõlgendus, mis ütleb, et saab ka teistmoodi mõelda. Et see olnud see eesmärk. Vaid mõte on selles, et Jumal siseneb korda, õigemini, kus ei ole seda korda, segadusse, kaosesse, ebakorrapärasse ja annab sellele korra, funktsiooni, sisu ja tähenduse. Ja see on see, mis on loomisloo mõte, mitte see, et kui vana maailm on, millal see täpselt tekkis, kust kohast siis mateeria on tulnud. Et see on olnud see küsimus. Küsimus on see, et kust tuleb tähendus, kust tuleb sisu ja niimoodi mõtles just iidne inimene. Ma mäletan, et kui ma keskkoolis olin ja natukene varem oli hästi nagu popp kristlaste hulgas, et pidada erinevad debaadid just sellel teemal, et kas see on materiaalne või mis teine oli, funktsionaalne päritolulugu. Ja meie vaide sellel ajal oli see, et piibel on usaldusväärne ja sellepärast kõik, mis on piiblis kirjas, päriselt juhtus nii. Ja siis me nägime väga palju vaeva, et kuidagi nagu seletada, et kuidas oleks võimalik, et draakon räägib näiteks või et noalaev oli päriselt tulemas või et näidata ajaloos geoloogiliselt, arkeoloogiliselt, et neid asju tegelikult juhtusid nii. Ja ühel hetkel ma hakkasin ja teine asi oli muidugi seda evolutsiooniteooria, eks, et me olime väga vastu sellele. Aga lõpuks tuli ühel hetkel ma hakkasin mõistma, et me kasutame täpselt samad argumendid kogu aeg ja tegelikult me ei vasta päriselt selle küsimust, mida bioloogid ja geoloogid ja teised teadlased esitavad. Ja mõnes mõttes terve meie eesmärk, et kuidagi kaitsta piibli autoriteedi sellega, et me tõestame seda. Et see lõi tagasi meile. Ja nüüd ma näen kogu aeg YouTube'is näiteks, et teadlased tulevad ja hakkavad ütlema, kui jaburad kristlased on, sellepärast ilmselgelt ei ole nii,
et see, mis piibel ütleb, päriselt juhtuks. See on siis võlts, see on mingisugune ilulugu, et ei ole mingisugune tähendus selle sees. Ja tead, ma arvan, et me oleme osaliselt süüdi ise sellest, et me oleme rõhutanud pigem seda materiaalne tähendust üle funktsionaalne tähenduse. Ja no mõnes mõttes minu jaoks see ei välista seda, et mõlemad on õiged. See võib olla, et me ükskord jõuame taevasse ja räägime Jumalaga ja ta ütleb, et jah, no tegelikult oligi 6 päeva ja noh, ma ehitasin need fossiilid geoloogia sisse, eks ju, et kõik oli valmis pandud, et paistaks välja nii nagu 6000 aastat vana või miljoneid või biljoneid, eks ju. Täiesti võimalik, et Jumal tegi seda. Ja mina ei kahtle üldse, et Jumal saab teha 6 päevaga, ta saab teha 6 sekundiga terve seda maailm, mis meie ümber on, eks ju, et see ei ole üldse küsimus temast ega piibli autoriteedist. Absoluutselt. Küsimus on pigem sellest, kas mina esitan piiblile samad küsimused, mis algsed lugejad või kuulajad esitasid. Et noh, see on osa piiblikooli põhimõttest, et me hakkame mõtlema nagu need inimesed, kes esimene kord kuulsid Esimene kuninga raamatu näiteks või ilmutuse raamat. Kas meie esitame samad küsimused tekstile, mida tekst ise tahtis vastata? Et jah. Ja ma lihtsalt tahtsin veel seda lisada, et kui me nagu arvestame kõige sellega, mille ümber me oleme siin arutlenud, et siis minu meelest see dihotoomia, et teadus või usk, et see nagu täiesti vale asi, mille üle mõelda. Ja. Kui me saame aru, et need lihtsalt räägivad erinevatest asjadest, siis me ei saa lihtsalt öelda, et kumba me valime. See on niimoodi, et teadus just, jah, muidugi. Et need tegelevad täiesti erinevate asjadega. Ja ühes piiblitunnis tõin koguduses sellise näite, et teadus tegeleb sellega, et missugune asi on. Noh, tõin näite, et on laud, nii, mis omadused tal on ta kõva, mis värvi ta on, kui pikk ta on, kui lai ta on, kui raske ta on, no me saame seda mõõta, noh niimoodi. Aga siis ütleme usk või religioon, ta tegeleb sellega, et mis on selle laua tähendus? Miks ta siin on üldse? Kes ta siia tõi? Mille jaoks ta siia pandud on? Mis ma teen? Kas ma tohin sinna peale midagi panna? Et see on nagu täiesti teine küsimus, aga teadus sellele küsimusele ei vasta. Ja. Ei, väga hea. Kuule, ma arvan, et me oleme võtnud piisavalt aega, et vähemalt nagu lahti arutada neid asju, võib-olla mitte nagu lõpuni vastata kõik küsimused, mis olid esitatud, aga ma arvan, et tead, üks asi, mis on tähtis piiblis, on see, et kui on üks kiht maha pandud, siis tegelikult see kordub ka hiljem. Ja iga kord, kui see kajab kuskil nagu teises tekstis, need varemad tähendused tulevad kaasa ja on ka uus informatsioon tuleb peale ja uus tõlgendus. Et mõnes mõttes nagu see rikastatakse nagu järjest, et iga kiht annab midagi juurde. Nii et ma arvan, et mõned neid samad küsimused tulevad ja kerkivad uuesti ülesse. Et loomise lugu ja neid kause ja korrastamise pinged ja kõik sellised asjad. Nii et noh, ma ei tea, võib-olla tulevikus teeme üks teine väikene nagu question ja answer sessioon või midagi sellist. Aga no ma ei tea, kas tahaksid lõpetada millegi, kas sul on midagi lisada siin lõpus, et mõni mõte või julgustus või? Võib-olla lihtsalt sellise mõtte, et need on esiteks väga head küsimused, mida te kõik olete küsinud ja need on, aga samas tuleb teadvustada, need ei ole uued küsimused. Neid on küsitud aastasadu, isegi võiks öelda aastatuhandeid ja et need küsimused, et kas ja missugune see loomislugu on, noh, me võime lugeda kiriku seda kommentaare, isegi nende kommentaarid tegelevad selle küsimusega ja erinevalt populaarsele arvamusele, kõik ei ole seda meelt, et see on literaalne ajalooline narratiiv, isegi kirikuisade puhul sa leiate teksti, mis arutleb selle üle, et seal on mingisugune kujundlikkus ja nad näevad seda mustrit ja sellest nad järeldavad seda. Nii et neid küsimusi on küsitud. Aga et teadvusta või küsi vähemalt enda käest, et miks ma seda küsimust küsin, kus see tulnud on ja et katsume nagu aru saada, et mis on meie siis selline eelnev pagas, millega meie piibli juurde tuleme ja küsime ka, et kas see pagas on õigustatud ja et see on nüüd minu arvamus jälle, et ei tohiks panna ennast väga lukku sellistele seisukohtadele, mis võib-olla esmapilgul tunduvad nagu väga-väga veidred ja segased. Et
noh, kirikus on jah, me tahame ju kaitsta inimesi valeõpetuse eest ja hoida nagu neid tõe poole ja jah, ja amen selle kõige peale, ma saan sellest tungist aru. Aga noh, mingis kontekstis peaks meil olema ka see võimalus, et me tutvume nüüd selle, ütleme siis teise poole seisukohtadega. Et miks nad niimoodi arvavad, miks nad niimoodi väidavad. Sest kui me lihtsalt liialt oleme nagu enda mullis, siis toimub kapseldumine, siis ongi lõpuks see, et meie oleme need väga-väga kristlased kuskil siin kaugel ühiskonna nurgas ja null kokkupuudet sellega, mis siis ümberringi inimkonnas, maailmas, ühiskonnas toimub. Aga mulle tundub, et see on juba eos vastuminemine Jeesuse sõnadele, kus meid on kutsutud olema soolaks ja valguseks ühiskonnas ja eeldus on, et me oleme osa sellest ühiskonnast. Mitte, et me oleme nagu kooriliselt ära lõigatud ja ära läinud sellest. Nii et teadustame ja küsime, et mismoodi ma lähenen piiblile ja olen avatud ikkagi uutele ideedele, et kuidas siis piiblit lugeda, mõista ja ka isegi ellu rakendada. Ja, väga hea. No ma arvan, et sellega me võime lõpetada, aga noh, seiklus jätkub, nii et järgmises sessioonis näeme ja julgustame teid lugeda innukalt neid tekstid, ülejäänud Mooses tekstid, et Moodle'is on olemas kõik need väga tähtsad tekstid, mis peavad olema loetud ja kui sa jõuad rohkem lugeda, siis alati, noh, see ei tee kunagi haiget. Ja järgmine kord me räägime Abrahamist, räägime Egiptusest, räägime Siinai mäest, räägime kõrvest ja seadusest ja lepingust, nii et on päris palju materjal ja küll me näeme, et mõned teemad korduvad küll, nii et meil on hea meel, et me oleme teiega selles seikluses, nii et kõik head meie poolt. Just, ja olge julged oma küsimusi küsima.